Opadi pärismaalased, tere tulemast tagasi. Seekord tuleb heli originaaltaustale peale, sest kevadine helimaastik on nii võimas ja sinna sisse ei tahtnud midagi rääkida, et siin jao pärast siis natukene. Ehk väike kokkuvõte selle kevade Bushcraft mõnest projektist ja sellest, kuidas need projektid jõuavad lõpuks siis matkale. Ehk seljakoti raami valmistamine sarapuust raami painutamisega ja saarepuust siis põletatud ristpõõnade panemisega ja sai päris hea kerge seljakoti raam. Väga lihtne teha, reaalsuses teeb selle valmis siukse poole tunniga ka, aga selle konkreetse raamiga läks vähe kauem. Siin ma panin talle külge pokudest punutud seljakoti rihma, mis on juba kaua käinud matkadel, aga vahetasin selle pärast rahvariide vöö vastu. Ja oluline lisa selle koti juures oli minu jaoks siis, et oleks hästi kättesaadav pudelihoidja, et pudelit kuskile selle paki sisse toppida on paha, nööri vahele ei tundunud ka hea ja sai siis selline kastiku rohust siuke termovõtlar tehtud. Ja siis teine suurem projekt oli räätsategu, mida ma kevadel polegi vist varem teinud, aga oli vaja võtta aega, kaua läheb räätsade tegemiseks aega. Ja siin siis tegin ühe räätsa, et saada see aeg kätte, palju ühe peale läheb ja korrutada see 2-ga. Tegelikult on räätsasi eelmistest hooaegadest täitsa toimivaid 3 paari olemas ja polnud siis teist vaja teha ja materjali raisata. Jätsin töötubade jaoks teistele metsa. Aga mis te arvate, kaua siis läks metsast materjali varumisest kuni valmis räätsani? Õige, täpselt 3/4 tundi ehk 1,5 tundi räätsapaar ja võib minna tallama. Ja siin ongi minek. Ja juba kuulete, siin on helitaust selline, et siia ei tahagi väga vahele rääkida. Ehk siis tuleb rabaületus ja ööbimine metsas. See on sätitud ilusasse päiksetõusu kella 4 ajal ärgatud ja natuke jäin hiljaks. 5 minutit enne 5 päike tõusis juba ja jõudsin natukene peale seda kohale. Ja lähevad siis nüüd juba 2 aastat vanad räätsad jalga testimisele. Natuke olid nöörid, sidumisasjad seal lõdvaks läinud ja pidin käigu pealt korra kohendama, aga see ongi nende Bushcraft räätsade eelis, et lihtne on neid kohe timmida, kui on vajadus uuesti korda. Ja see maagiline rabahommik. Rabas muidugi hetkel tuleb käia väga ettevaatlikult, sest seal on selliseid väga tundlikke tegelasi, pärismaalasi, kellele väga ei pruugi meeldida see pesal istudes. Keegi sammub lähedalt mööda ja seda, et pesa maha jäetakse, ei taha ju mitte. Nii et sai hoolega vaadatud ja suhteliselt kiiresti see raba ületus tehtud. Maagiline hommik rabas. Aga jaa, räätsadega, gruppidega kindlasti praegu ei käi rabas ja üldse ma käin kevadel 1-2 korda ikkagi väikse luure rabas ära, aga rohkem ei sega. No nii, raba ületatud, räätsad kokku ja
seljakotis on mul ainult magamiskott, tarbi sisse on kõik pakitud, katelokk ja kateloki sees siis lihtne kiire toit ka, et toidu teemale seekord siis väga tähelepanu ei pööranud, et oli muud mõtted, et tarbiga seal möllata ja natukene bushcrafti teha ja toit tuleks siis lihtsalt kätte. Ja pakin siis seljakoti lahti, kes tähele pani, siis väga lihtsalt käivad need kinnitused lahti, 1-2 ja on su pakk käes. Ja siis juba läheb tarbist varja tegemiseks. Ja teen sellise telkvarje, tarbist on, ma ei tea, mitukümmend erinevat versiooni, millist varjet endale teha saab, aga kuna oli siuke vihma lubadus, siis mõtlesin, et teen vähe sellise kinnisema eluaseme endale. Ehk sidusin 2 posti kokku ja nendega tõstsin siis telgi üles. Siin näeb jälle seda kinnitusmehhanismi. Siis Levo rull oli ka jah, koti küljes seal all. Hästi lihtne bushcraft, kinnitusklambrid nii-öelda. Ja läheb tuli üles ja ühtlasi võtan silmatorkavad oksad laagri ümbrusest ära, et kui õhtul seal liikumist on pimedas, et siis endale viga ei tee. Sammal ära, mulla peale, gaasitoht kõrvaseks ja läheb säde peale. Lihtne on meie siin parasvöötmes. Kaske on alati saada ja põlema läheb ta iga ilmaga. Väga lihtsasti. Samamoodi nüüd kuuseoksad, et selles mõttes mõne teise kliimavöötmega võrreldes elame me ikka täitsa paradiisis. Tule saab alati kätte. Isegi kõige märjema ilmaga leidub seda süütivat materjali. Ja kuna õhtu on veel pikk, siis teen endale ka tooli, bushcraft tooli. Jällegi see on 2 ritva kokku. Toetan puu najale, võtan matka käigus ära higistatud särgi, vahetan välja ja teen särgist, sellest läbusärgist teen siis mõnusa tooli istumiseks lõkke kõrvale. Väga lihtne moodus. Ja olemas bushcraft tool. Natuke lõkkest eemale, sai kole lähedale, õigemini puu on lõkkele lähedal. Ei viitsinud 3 jalga teha, et tool saaks olla iseseisev. Seisab puu najal. Ja väga mõnus meeleolu, parim puhkus, mis olla saab. Väga äge. Ja muidugi see helimaastik nii metsas kui rabas on ikka mega kevadisel ajal, et eriti kui veel tunned neid, kes su ümber häält teevad, päris maalasi, et siis on see kogemus hoopis mõnusam seal, kui lihtsalt mingi linnulaul. Ja siin ma sain ühe kuulsa Alone'i sarja võitja bushcrafteri ja ellujääja YouTube'i lehelt, Clay Haisi lehelt siis sellise riputussüsteemi potile. Proovisin selle ka ära siin metsas. Täitsa tore, igatepidi keeratav ja tõstetav. Suhteliselt lihtne teha muidugi. Lihtsalt kivile toetatud orgi otsas on veel lihtsam, aga sellel on see pööramisfunktsioon ja tõstmisfunktsioon. Ja et kui on rohkem küpsetamist ja vaja reguleerida, siis on täitsa hea asi. Nii ja siis jõudehetked, lihtsalt metsa kuulamine, nii kaua kui vesi keema läheb. Et see laagri paigas ennast mugavalt, mitte maas või kännu otsas istumine on oluline jah, et saab ennast tunda lõgastutuna ja uni tuleb ka siis parem. Kui juba mõned tund 2 äkki enne magaminekut saad
mõnusalt mugavalt istuda ja lihased ära lõdvestada. Mõt läheb vesi keema ja tuleb söök, mida ma ei näita, sest hale see kiirsöök veits on, aga toimib alati, kui see ei ole pea eesmärk matkal, et ilusasti ja toredasti süüa teha. Uni oli täitsa hea, mõnus Sambla vaiba peal, lebo, vihma sadas natuke öösel, kuulsin ka öösel mingisuguseid häälitsusi, mis ma arvan, et olid äkki koprad, kohe näete, hommikune näopesu ja mõtlesin, et lähen sinna ka ujuma, aga kui nägu oli pestud ja natuke rinnale külma vett visatud, siis järsku sealt samast selle mätta otsast, mille ma olin, teisel kaldal on 2 uruauku ja sealt tuli välja see tegelane. Nii et kui ma oleks sinna ujuma läinud, siis me oleks võib-olla kokku põrganud. Kobras. Tehtud. Aitäh vaatamast. Loodan, et oli tore.